peaministrit. Peaminister Kristen Michal ise viibib praegu, kas sõidab sinna poole või on kohale jõudnud, ma isegi ei tea täpselt, aga viibib Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel Küprosel. Ma arvan, ma usun, et kogu Eesti ühiskond ootab sealt positiivseid sõnumeid, mis puudutab Ukraina toetamist. Nii et väga oluline, et me seal kohal oleks ja saaks oma partnerite liitlastega suhelda. Teine oluline sündmus tänasel päeval, tänane päev, 23. aprill, on veteranipäev. Nii et seda päeva, veteranipäeva ju tähistame, et tunnustada just neid mehi ja naisi, kes on siis käinud sõjalistel operatsioonidel, samamoodi tugevdanud Eesti julgeolekut, liitlassuhteid ja muidugi tahame ka omakorda tänada nende inimeste lähedasi, perekondi, kes kõik on panustanud Eesti julgeoleku kasvu. Ja veteranipäev on juba omajagu pikk traditsioon, sai alguse 2013. aastal, nii et väga hea, et traditsioon jätkub. Ja päeva lõpetab, ei saa ütlemata jätta siis traditsiooniline veteranipäevale pühendatud kontsert, kuhu ilmselgelt kõik on oodatud. Lihtsalt väike vahemärkus, et sissepääs muidugi on tasuta, nagu alati, aga kontserdile endale pääsemiseks vaadake, et peate ikka pileti soetama, mis on küll 0 euroga, aga nii, et kõigil ilusat veteranipäeva. Teine oluline teema, mis täna välja tuli, oli siis Statistikaamet, tuli soolise palgalõhe värske näitajaga. Et positiivne on see, et trend on õiges suunas, sooline palgalõhe on vähenemas, kuid jätkuvalt probleem on suur. Sellega tuleb tegeleda, valitsus on võtnud jätkuvalt oma südameasjaks, et me peame tegema seaduse muudatusi, rääkima ühiskonnas algatusi, millega soolist palgalõhe vähendada. On see näiteks majandusministeeriumi poolt veetav palgapeegel. Esmaspäeval tegime konkreetsed muudatusettepanekud siseriiklikusse seadusesse, kuidas palkade läbipaistvust suurendada, kuidas töötajatele anda senisest rohkem kindlustunnet. On selleks see, et palgavahemik peab enne tööintervjuud teada olema. Ei saa kuidagi kohustada tööandja, et öeldakse oma eelmise töökoha palk, kui töötaja tahab, võib oma palgast avalikult rääkida, palka ei tohi kuidagi kinniseks määrata, ma ei tea, ärisaladusele viidates või midagi sellist. Ja muidugi me sõna selgelt kirjeldame töölepingu seadusesse, et sama töö eest peab mehele ja naisele samaväärset palka maksma. Varem on see olnud nii-öelda koosmõjus soolise võrdõigusliku seadusega, nüüd on ta siis tulevikus näeme ette, et kindlalt töölepingu seaduses. Mis veel, et kui me vaatame pikemat trendi, siis positiivne on see, et 10 aasta võrdluses, kui 2015 oli sooline palgalõhe 22,2%, siis 2025 langes see 12,2% peale. Ehk trend on selgelt õiges suunas, neid tegevusi tuleb jätkata. Suur eesmärk on aastal 2035 võiks Eestis olla palgalõhe 5% või isegi vähem. Miks on oluline? See küsimus ei ole ainult meestest, naistest, konkreetsetest tööandjates. See küsimus on tervikuna ühiskonna õiglustundes, selles, et inimesed tunneksid, et nad saavad töö eest väärikalt tasustatud, et see on väga oluline teema ja kui me räägime laiemalt soolise palgalõhe põhjustest, siis need tegelikult on iganenud soostereotüübid. See on küsimus, kuidas me julgustame noori, tüdrukuid, poisse tegema mitmekülgsemaid karjäärivalikuid, et ei ole nii jutumärkides meeste ja naiste tööd, ei ole sellist nii-öelda hariduslikku juba segregatsiooni, et see on tõesti nagu kogu ühiskonna vastutus, millega tuleb tegeleda. Aga tulles siis tänase istungi juurde, nagu öeldud sai, kuna peaminister viibib välismaal, siis oli täna elektrooniline istung. Valitsuse e-istungil kiitsime heaks 10 päevakorrapunkti, mõnedest neist nüüd natuke täpsemalt, et me kinnitasime siis Tallinna Sadama poolt makstava dividendi summa 2026. aastaks. Siis Rahandusministeeriumi esitatud korralduse järgi maksab ettevõte sel aastal 7,3 senti aktsia kohta. See tähendab, et kokku on siis 19,2 miljonit dividende, millest riigile kuulub 12,9 miljonit ja siis erainvestorid, kes on Tallinna Sadamasse investeerinud, saavad samamoodi enda väikse dividendi maksekontole. Dividend ise vastab siis riigieelarves planeeritule ja on kooskõlastatud ka osaluse valitseja ehk Kliimaministeeriumiga. Veel, valitsus kiitis heaks ka võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu.
Mida see tähendab? See eelnõu eesmärk on siis täiendada tarbijatele teabe andmise nõudeid, et suunata tarbijad just teadlikuma tarbimisotsuste juurde ja toetada ka kestlikku tarbimist. Et sellega siis me võtame üle Euroopa Parlamendi nõukogu direktiivi, mis täpsustavad tarbijate õigusi, ettevõtja kohustusi, eriti seoses toodete vastupidavuse, parandatavuse, tarkvara uuenduste tegemise ja keskkonnahoidliku kättetoimetamisega. Mis siis sisuliselt muutub, on see, et ettevõtjal tekib kohustus anda tarbijale enne ostu senisest põhjalikum ja selgem teave kauba ja teenuse konkreetsete omaduste kohta. Kauplustes ja e-poodides kuvatakse ühtne teave tarbija seaduslikest õigustest. Miks? Me näeme, et aina rohkem tarbija liigub ka e-kaubandusse, et oleks nii füüsilises poes kui e-kaubanduses samad alused. Tootja pakutud vastupidavusgarantii peab olema tarbijale selgelt nähtav. Parandatavus hinde kantakse tarbijale informatsioon võimalusest näiteks nutitelefone, tahvelarvuteid parandada. Tarbijat teavitatakse tarkvara uuenduste toetamise kestuse kohta digiseadmete ja digiteenuste puhul. Tarbijat informeeritakse keskkonnahoidlike tarnevõimaluste puhul. Selline, ma arvan, igati positiivne näide, kuidas nii ettevõtjad tarbijad saavad olla teha targemaid ja säästlikuma valikuid. Veel, valitsus otsustas lihtsustada lastelaagrite toitlustamise reegleid, vähendades bürokraatiat ja andes siis korraldajatele rohkem paindlikkust. Ehk siis laagritele ei kehti enam detailsed ühtsed toitlustamisnõuded, kuna tegu on ajutise ja lühiajaliste keskkondadega, mis ei mõjuta laste toitumisharjumusi samaväärselt näiteks koolide ja lasteaedadega, kus lapsed selgelt aastaringselt palju püsivamalt on. Ja siis seniste rangete nõuete asemel keskendutakse praktilistele juhenditele, mille siis koostab Tervise Arengu Instituut koostöös laagri korraldajatega. Et vahepeal siis tekkinud probleemid minu arust leidsid väga mõistliku ja sellise loogilise lahenduse. Veel, valitsus kiitis heaks muudatused apteegis kohapeal valmistatud ravimite juurdehindluse ja kompenseerimise kohta. Ehk et muudatuse eesmärk ongi, et kui apteegis kohapeal valmistatakse ravimeid, nende hinnastamine muutuks õiglasemaks, läbipaistvamaks ning omakorda tagada, et apteegis valmistavad ravimid oleks inimestel ka siis edaspidi kättesaadavamad. Ja mis siis muutub, et hakataksegi siis mõningaid apteegis valmistatud ravimeid Tervisekassa kaudu inimestele täiendavalt kompenseerima. Praegu peavad patsiendid nende eest enamasti ise täies mahus maksma ja siis muudetakse selle tõttu ka apteegis valmistavate ravimite juurde hindlust. Ehk põhimõtteliselt muutuvad erinevad apteegis valmistatud ravimid paremini kättesaadavaks, mis on jällegi positiivne. Aga sellega ma, nagu ma ütlesin, 10 punkti istung, et sellega ma lõpetaks ja hea meelega, kui hiljem on, vastama ka küsimustele. Aitäh ja annan sõnajärje edasi justiits- ja digiministrile, palun. Aitäh, ma räägin siis ka natuke täpsemalt rohelisemast maailmast, kliimasõbralikumast maailmast ja siis ka palkadest. Nüüd, mida need võlaõigusseaduse muudatused inimese vaates tähendavad? Inimese vaates tähendavad need seda, et juhul kui mingisuguse toote tootja on pannud kaasa lisaks sellele tavalisele infolehele, millega kõik tarbijad juba vast harjunud on pannud kaasa ka informatsiooni selle kohta, et kust saab selle toote parandamiseks võimalikke varuosi, kui palju need varuosad suurusjärguna maksavad ja kuidas neid varuosi tellida, kust leiab inimene siis selle parandus- ja hooldusjuhendi ja milliseid osi selles tootes üldse parandada inimene ise ei saa või ka isegi töökoda parandada ei saa, siis kui tootja on sellise info tootele kaasa pannud, siis võlaõigusseadusesse tekib säte, et sellisel juhul on müüja kohustatud selle tootja poolt kaasa pandud info ka tarbijale edastama. Et tegelikult see, et me rohkem parandaksime asju ja ostaksime vähem uusi, on keskkonnale hea ja tegelikult ka rahakotile hea. Ja Eesti inimesed on pikka aega väga harjunud olnud sellega, et seda parandamisega tegeleda ja mul on ka selles mõttes hea meel hiljutise uuringu üle, mis näitas, et noorte hulgas on parandamine populaarne ja samal ajal on siis, lõunapoolsemaid riike, kus sellist parandamist peetakse vaesuse märgiks. Et see on väga hea, kui me Eestis peame just nimelt nutikuse, tarkuse, keskkonnahoidlikkuse, mõistliku rahakasutuse ja kõige positiivse märgiks seda, kui me asju parandame ja võlaõigusseadusega selle väikese muudatuse me teeme. Nüüd teine asi, mis muutub, on see, et
mobiiltelefonidele hakkab, kui neid osta siis Eestist või muudest Euroopa Liidu liikmesriikidest, hakkab juures olema selline A-st E-ni täherida ja sellel tähereal on siis kõrval kruvikeeraja ja mutrivõti, niisugune pilt. Ja see täherida näitab seda, et kui on A, siis on seda väga hea parandada, seal saab peaaegu kõike parandada, ja kui on E, siis on see parandatavushinne päris väikene, ehk tarbija saab otsustada hästi lihtsalt selle pildi järgi, et kas ta ostab selle nutitelefoni, mida on lihtsam parandada, mida ta saab pikemat aega kasutada, või ta ostab selle, kus midagi peaaegu et parandada ei saagi. Ja lisaks tekib tarbijatele veel ka üle terve Euroopa Liidu selline märk toodete peale, kuhu on suurelt kirjutatud Garan ja siis on hästi paksult aastaarv, ehk et seal on siis näha, et mitu aastat, mitte aastaarv, vaid aastate arv, vabandust. Ja seal on siis hästi näha, et mitu aastat ikkagi see vastupidavuse garantii tootja poolt on ja inimene saab valida siis selle toote, kus müüja ütleb, et minu huvi ei ole selles, et ma müün teile nii kehvasid tooteid, et te peaksite 2 korda aastas uue ostma, vaid et minu huvi on selles, et ma müün teile hästi kvaliteetse toote, mis pikka aega kestab ja kui sellega vahepeal midagi juhtub, siis me saame selle ära korraldada. Ja kolmas muudatus, mis selles võlaõigusseaduses on see, et nüüd kui te ostate midagi, millel on uuendatavat tarkvara, alates ma ei tea, Netflixist teenusest kuni nutikellani, siis nüüd tuleb, kui see Riigikogu poolt on vastu võetud, siis tuleb tarbijale näidata selliste digiteenuste puhul või digielementidega kaupade puhul, et kui pikaks ajaks on garanteeritud see, et versiooni uuendusi saab alla laadida. Jällegi inimene siis teab, et kas ta ostab selle, mis on võib-olla odavam praegu, aga mis võib-olla varsti kaotab nii-öelda kehtivuse või seda ei saagi kasutada, või siis inimene ostab sellise toote, kus pikem aeg on tarkvara uuendustega tagatud ja ta saab ka seda toodet reaalselt pikemat aega kasutada. Ja nii nagu Erki Keldo ka juba nimetas, siis viimane muudatus on selles, et niisugused väiksemad tehnilised muudatused, et tarbijale peab info olema füüsilises poes ja e-poes ühtemoodi kuvatud toote kohta ja lisaks tuleb e-poodides tarbijatele veel ka näidata, juhul kui on olemas keskkonnasõbralikumaid tarneviise. Ja tegelikult, kui inimesed on kasutanud e-poode, mina muidugi loomulikult alati soovitan kasutada Eesti e-poode, siis seal e-poodides väga ilusti see info tegelikult meil Eestis vähemalt üleval juba on. Nii et positiivsed head asjad selleks, et tarbija saaks teha tegelikult tarbijale ju soodsama valiku, osta kaupa, mis kestab kauem, mida ei pea kiiresti välja vahetama ja mida on võimalik kas siis ise või töökojas parandada. Et see on väga hea ja Eesti 200 on juhatuse poolt ka otsustanud, et kliimaseadust meie ikkagi näha tahame. Et sellised keskkonnaküsimused on meie jaoks äärmiselt olulised. Sest palgalõhest ma annaks paar praktilisemat infot juurde. Esiteks, ma kordan üle ikkagi selle, et see Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv on ülevõetav Eestisse nullbürokraatiaga. Ja ma vaatasin just, et Mikk Salu on minuga teinud 2023. aastal intervjuu, kus ma seda sama asja selgitan, nii et mul ei jää muud üle, kui see üle korrata. Toona oli siis just aktuaalne selle direktiivi vastuvõtmine. Et tõepoolest need muudatused on juba Riigikogus, et mis puudutavad töökuulutustel selle palgavahemiku nähtavamaks tegemist. Ja see päris kindlasti, ma arvan, aitab ka Eesti naisi, sest me teame ka Eestis tehtud uuringute põhjal, et tõepoolest just naised julgevad vähem palka läbi vaielda ja käituvad ka tööintervjuudel pelglikumalt. Aga samal ajal mul on siis hea uudis see, et Eestis tehtud uuringu põhjal, et juhul kui naine küsib kõrgemat palka, siis ta saab seda suurema tõenäosusega kui mees. Aga selleks, et naisi julgustada, rohkem on see palgavahemiku näitamine töökuulutuses kindlasti väga oluline.
Ja oluline on ka see, et mitte suruda inimesi sellisesse palgalõksu, ehk et ühemõtteliselt keelata ära eelneva palga küsimine. Küll aga ma teen reklaami lehele, mille te leiate veebiaadressilt palgad.stat.ee. Sellelt lehelt te näete, kuidas on Eestis väga hästi võimalik andmete põhjal soolist palgainfot, aga ka vanuselist palgainfot siis grupeerida ja näidata. Te näete seal siis kõikide ametialade kohta reaalselt Eestis välja makstud palku maakondade lõikes ja te näete seal, kui suur on ühe või teise ametiala sooline palgalõhe, kui suur oli täpselt siis meeste poolt saadud palk, kui suur oli naiste poolt saadud palk ja kuidas need erinevused olid erinevate maakondade vahel. Tuleb nimetada, see küll ei ole midagi, mille üle rõõmustada, aga tuleb nimetada, et selline maakondlik erinevus, maakondade vaheline erinevus on meil suurem kui sooline erinevus. Ja lihtsalt faktilise täpsustusena, kuigi see ei ole midagi, mille üle me tahaks rõõmustada, vastupidi, et geograafilisi erinevusi ei loeta diskrimineerivaks, vastasel korral oleks Valgamaa kokad olukorras, kus nad peaksidki saama samasugust palka nagu Pariisi kesklinna kokad, aga päris niimoodi see ettevõtjate jaoks siiski kokku ei jookse. Aga kui te vaatate seda lehekülge palgad.stat.ee, siis te sealt näete seda ka segregatsiooni osa, mida Erki Keldo väga õigesti välja tõi. Eesti on üks kõige segregeerunuma tööturuga riike maailmas, mis tähendab seda, et Eesti torkab silma teiste riikide hulgas selle poolest, et meil on just eriti palju naisi töötab just eriti palju ühtedel erialadel ja just eriti palju mehi töötab just eriti palju teistel erialadel. No võtame kas või näiteks raamatupidaja töö, Eestis peaaegu et reeglina naine, mujal maailmas nii naised kui mehed. Ja nüüd, kuna praegu on koolide lõpetamise aeg, eriala valikute aeg, siis noortel võib see palgad.stat.ee olla üks hea allikas, mida vaadata. Te näete seal enda soovitud eriala tegelikke palkasid. Te näete seal neid erialasid, kus on naiste palk kõrgem, kus on meeste palk kõrgem. Te näete seda tegelikku olukorda ja siit ma lõpetan veel ühe praktilise soovitusega, mida ma ikka olen koolides jaganud, kui ma olen käinud ja siis küsitakse, et aga kuidas ma siis teeks selle õige eriala valiku. Aga nagu ma ütlen ka oma lastele, otsustage ikka ise, mitte ärge kuulake vanainimesi. Aga üks hea nipp on tõesti selles, et kirjutage üles 15 tööd, mida te oleksite nõus tegema üldse ilma tasu saamata selle eest. Seega te kirjutate üles need tööd, mis teile endale tegelikult päriselt meeldivad. Ja nüüd minge sinna palgad.stat.ee ja hakake vaatama neid töid, et kui te näiteks olete neiu ja kui need 15 tööd, mis te üles kirjutasite, on kõik sellised, kus te näete sealt, et tegelikult seal valdavalt Eestis töötavadki naised, siis katsuge oma seda nimekirja korraks nagu ümber ka teha. Mõelge veel ja pange sinna selliseid erialasid, mis teile kohe pähe ei tulnud, aga mis teid tegelikult võivad huvitada, et see soolise segregatsiooni üks tekkepõhjuseid on soostereotüübid, mille järgi kipuvad uuringute järgi Eesti noored ka oma erialavalikuid tegema. Et kui tänavu läheks paremini, siis see oleks ka tegelikult suur samm soolise palgalõhe vähendamise suunas. Aitäh! Aitäh ja nüüd on ajakirjanikel võimalus esitada ka küsimusi. Öelge ka palun oma nimi, väljaanne ja kellele te küsimuse esitate. Tere, Grete Volmer Delfist. Küsimus minister Pakostale, et algselt oli valitsuse istungi päevakorras ka korruptsioonivastane seaduseelnõu, mis võeti välja, märkides, et see vajab veel täiendavat arutelu. Et mis arutelu see siis valitsuses veel vajab ja kas selle seaduseelnõu Riigikokku liikumine lükkub ka edasi, et põhiseaduskomisjon tahaks selle enne suvepuhkuse algust vastu võtta? Aitäh! Aitäh! Kuna Riigikogus on tulemas vaba nädal, siis ma võin küll julgelt kinnitada, et see järgmisel neljapäeval valitsuses vastu võetakse ja Riigikogu reale ilusasti jõuab. Ja välja läks ta tehnilistel põhjustel, kuna minister Taro oli lähetuses, siis tekkis seal lihtsalt väike tehniline infosegadus, valitsuses eriarvamusi selle eelnõu suhtes ei ole. Aitäh! Aitäh! Võtame järgmise küsimuse. Karel Reisenbuk, Kanal 2, mul tegelikult küsimust polegi, ma lihtsalt tahtsin kolleegidele siin öelda, et nüüd on kogu raskuskese siin ajakirjanike peal, sellepärast et seda otseülekannet lihtsalt mitte keegi täna ei näinud. Aitäh!
kahjuks peame vabandama jah, et meil on tehnilised rikked. jah, väidetavalt üle 100 inimese ootas kannatlikult ja ootab siiamaani. Me vaatame, kas meil õnnestub seda faili järelvaadatavaks teha, aga hetkel ta ei tööta, et me pingutame, et kas me saame teda järelvaadatavaks teha, aga stenogrammi ka püüame igatahes kuidagi tagada. Aga kahjuks nii juhtus. Kas on veel küsimusi? Siis võite teha äkki, või tuleb veel? Jaa, võeda. Las ta olla. Madis, mõtlesin praegu eksklusiivne võimalus, mitte keegi Eestist ei tea, millega valitsus täpselt kabinetis tegeb, peale teie. Aga siis te saate teha personaalintervjuusid, et aitäh teile.